Aitäh, tervitus. Ma proovin teile tuua siis meie sektoripõhise näite ja meie oleme siis need mehed, kes on siis oma käed lükanud siis prügi sisse ja üritanud kuidagi väärtustama seda asja hakata. Ja minul on siis selline lugu rääkida, et enda kogemus on 28 aastat katuseid teha, suurusjärk 1 000 000 ruutmeetrit katust olen teinud lamedaid ja 100 000 fassaade. See on selleks, et tajuda, et ma olen oma kogemuses nagu sees. Ja oluline minu enda jaoks on see, et ma Purtse jõest siiapoole väga tihti ei käi, et Ida-Virumaa on see kant, kus ma siis nagu toimetan. Meie sektoris on siis jäätmestatistikaga selline lugu, et Eestis väga täpselt ei lahterdata seda lugu, mis meil jäätmetesse tekib. Meie jäätmed on siis pigi, ehk siis bituumenipõhised jäätmed, katuse ja bituumen, EPS soojustused, mineraalvillad. Et nad kõik on probleemsed jäätmed ja nende teekond meie andmetel liigub ikkagi pigem ladestusse. Väga vähesel määral leitakse nendele mingisugune uus kasutamise lahendus või korduvkasutamist praktiliselt mitte. Kuna aega vähe, siis ma proovin rabistada, sest lõpupoole on see iva. Mõte selles, et minu enda kogemus, minu enda pildid, nii uskumatu kui see pole, siis meie post-Sovjet ehk siis Nõukogude Liit on meile pärandanud sellise pigikihi, mis ei ole kapitalistlikus ühiskonnas tavapärane. Kapitalistil on ta suurusjärk 2 sentimeetrit, siis meie oleme saanud pärandiks 10 sentimeetrit. Konkreetne näide, Ida-Virumaa üks katus, ma ei saa täpsemalt võib-olla nimesid öelda, poleks korrektne. Kolhoosi esimees on siis lihtsalt iga kord, kui katus tilkund lükanud sinna uue pigi, uue kihi peale ja tulemus on siis see, et see ei ole erand. Me teeme igal oma katusel tüüblikatsetuse. Tüüblikatsetus näitab, et igal katusel on at miinimum 30–70 millimeetrit pigikiht. 10 on natukene ekstreemne. Selle katuse jäätme näide siis on selline, et sellest 2500 ruutu katust, see sisuliselt tähendas seda, et 250 tonni oli puhast pigi, mis sisuliselt oli konteinerisse liikus, sealt edasi jäätmejaama. Ja see oli siis see koht, kus mõtlesid, kas päriselt või? Et nagu puhas pigi, mis me oleme nagu liigiti ära korjanud ja taga ei ole mitte midagi ette võtta. Tänase sfääringus võtsime selle siis rahadesse suurusjärk 40 000, see on nagu sisulist ladestustasu, eks, on see eurot selle pigi jäätme kulu. Me ei räägi transpordist, indikatiivselt võib-olla 50 000 oleks see kulu, mida ta lihtsalt jäätmejaama ära viia. Minul hakkas kohe mõtlema, et ma ju tegelikult panen seda materjali katusele. See on 250 alust SPS-i, see on suurusjärk 50 000 ruutmeetrit, 10 sellist katust, mis siin hoonel on. 20, vabandust, oleks võimalik ära katta. Et see nagu pani mõtlema, et oot, kas päriselt need asjad nii käivad. Ja täitsa tavapärane on see, et me tegelikult tihti peale lammutame. Tänane näide on see, et päikesepaneelipargid reeglina ballasti peal ja need soojustused, mis on siis kasutuses natukene aega tagasi, nende tihedused ei võimaldagi seda, et nad võtaksid vastu seda koormust, mida päikeseballasti park nagu soovib saada. Ja siis tekibki selline olukord, need soojustused võetakse ülesse ja pannakse uued soojustused, mis on siis tihedamad. Mis neist soojustustest saab, natuke räägime sealt eespoolt, aga head lahendust ei ole. Ja sealt hakkasid ka nagu need tšakrad liikuma, et tahaksime nagu midagi päriselt ka ette võtta. Ja kui sellest slaidist siis veel täpsemalt rääkida, siis on siin ka ära toodud Euroopa Liidust. Nii põnev, kui see pole, näiteks taanlased, Austriast ei olnud, Hollandist oli juttu, taanlased ütlevad, et nemad saavad 40 000 tonni katusejäätmeid, puhtalt katusejäätmeid, bituumeni omasid. Hollandlased 70 000, kui juures taanlaste rahvaarv on siis suurusjärk nii 5-6 korda suurem kui Eestis. Aga taanlastel pole seda nõukogude pärandit. Taanlastel võiks öelda, et eestlaste või Eesti katuse pigipärand võiks olla suurusjärk 10 000, 20 000 ruut tonni aastas enda sisetunne ja kogemus, sest me võime näitena veel tuua, et juba ainuüksi Ida-Virumaal on paar aastat tagasi võeti maha repavabrik 50 hektarit, 50 000 ruutmeetrit, Balti elektrijaam samas suurusjärgus. Meil on maha võetud hooneid, ma arvan Eestis suurusjärk ikkagi mingi 1 000 000 ruudu ulatuses. See kõik räägib, et seda pigi on palju, mis liigub kuhugile.
Nüüd maailmas üldiselt, eks Euroopa Liit kuidagi moodi ikka loeb seda katusepigi siis sellist numbrit ja see on siis 1 800 000, maailm tervikuna 20 miljonit. Ja võin öelda, et meie sõber, kes meil kõik arvutis istub, ei ütle ka midagi tarka, mis sellega tehakse. Et küll pannakse seda asfaldi lisandiks, aga mulle teadaolevalt eelkõnelejale Eesti asfaldinormid ei luba seda riiklikel tasemel, vähemalt Eesti asfaldi lisandina kasutada. Põhjamaad kasutavad. Ameerikas pannakse palju asfaldisse, aga ilmselt on mingid nõuded või kliima, mina ei tea miks, aga mingil põhjusel meil seda asfaldi lisandisse ei liigu. Mis siis teine näide on ehitusvillade EPSi teemal. Et ehitusvilladega üks niisugune, ma ei räägi villast endast, ma räägin juba näidisest kui sellisest, et üks Ida-Virumaal tehti, neid katust pole palju tehtud, küll mis on 25 000 ruudune katus. Ja seal tekkis siis selline olukord, kus on katus, see on katuse villa alus ja tema aluse jalad. Mitte ei pandud puidu aluse peal, vaid teised villa niisugused tükikesed. See on siis sellised võib-olla villatehase jäätmed ja lihtne matemaatika oli selline, et see oli siis 7500 kuupmeetrit villa, mis läks katusele, see on 2000 alust ja 200 kuupmeetri jagu oli selliseid aluse jalakesi. Ehk siis 2 rekat villa liikus põhimõtteliselt jällegi ei tea kuhu. Ja mis ma selle kohta tahangi öelda, et minu teada Eestis väga hästi nagu korduv kasutada pole võimalik neid materjale just normide tõttu, siis peremehed võivad oma hoonest teha küll mida, et kipub ikkagi konteinerite kõrvalt need soojustused ja villad ja asjad ära kaduma, et ilmselt nad kuskil suvilates oma teekonna leiavad, aga see on nagu siis see meie korduv kasutus siis meie kontekstis. Et 3 põhjust, miks nende asjadega väga tegeleda ei taheta, on see, et motivatsiooni puudus on tootjale. Tootjal kipub olema siis sellise rohetegevusega koheselt koefitsient 1,5. Sul läheb toode kallimaks, see annab jällegi sellised turumiinused sellele asjale. Tootjate kinnine ring, mõte jälle selles, et ega tootjad väga ei huvita see 20 aastat vana katus. Teda huvitab see, et tema praegune tootja vastutusega seotud, siis see praegune toode võiks kuskil ringelda ja kui temal tekib mingi jääde oma tootmises, siis ta sellega tegeleb ja siis ta kipuvad endale neid rohetempleid panema. Et ega tootja väga tegeleda ei taha sellega, ta tahaks raha teenida. Et raha teenibki siis sellega, et ta kogu aeg toodab ja müüb, mitte ei taaskasuta. Ja see kadumisest näitest ma rääkisin, et see on see, et kõige lihtsam on pane konteinergi kõrvale, et äkki homme hommikul on kadunud ja mingis kontekstis töötab ja vanasti aina rohkem töötas, täna enam mitte väga. Mis see lähteülesanne võiks olla? Tegelikult eesmärk oleks nagu vana katuse pealt saadavad asjad nagu uuele katusele kuidagi paika saada ja me oleme tegelenud selle kontseptsiooniga, et leida neid nagu softimaid tsoone, et tegelikult on ehitussektor väga tugevalt ära reguleeritud. Väga kõrged normid on ja väga keeruline on sellist madalama kvaliteediga materjaliselt kasutada. Ja jällegi räägin, et miks ta ei tööta, on see sama motivatsiooni pool, et tasuvus taaskasutuse mõistes ei ole hea. Regulatsioonid ei soodusta. Oli juttu, et regulatsioonid nagu liiguvad selles suunas, aga ka see hangete niinimetatud liigiti korjamise kõik võimalikud nõuded, neid tegelikult väga hästi ei toimi. Et ikkagi kipub kõik minema sellisesse nagu ühisesse katlasse ja siis hakatakse sorteerima. Meie mõte ongi see, et meie, kes me oleme 30 aastat need katused ehitanud, meie oleme nagu parimad liigiti korjajad. Meie läheme katusele, me tegelikult isegi teame, arvestades oma kogemust, kust see tehasest pärit on, mis selle materjalil, me ei pea isegi laboris seda liigutama. Piisab mingisugusest visuaalsest pealevaatest ja see kogemus annab lihtsalt sellise tugevuse seda materjali hinnata. Ja näide ka sellest, et tänane lammutus käib ju niimoodi, et antakse Kualdaga tuld, sest kiire on kogu aeg. Ja nii nagu see materjal kukub sinna kuhja ja muutub kokteiliks, on ta väärtusetu. Meie, kes me nagu korjaksime ta üles kihiti, teeme sisuliselt liigiti korja ära, ma pean katusemehi silmas. Ja see on see ka meie kontseptsiooni või meie kogu selle loo mõte, et me ju tegelikult oleme tahtnud teha selle katusel selle liigiti korja ära, sorteerimise, aga jõuda ka väärindamisesse. Ehk siis tegelikult puudub sellele materjalile nõudlus, sest mis siis tolk on, et me teeme siis 3 kuhja, bituumen, vill, eps, aga mis me edasi teeme sellega, eks ju. Ja sealt hakkas siis pihta see meie mõte, et me kirjutasime projekti,
saime projektile heakskiidu, palkasime siis rahvusvahelisel tasemel teadlased ja hakkasime tegelema uuringutega, et leida tooteid. See lauatäis asju on siis meie asjad, aga ma proovin neid näidata, sest aeg surub. Mõte jõudis siis sinnani, et jällegi need softid teemad, mida me oleme siis bituumenist teinud, bituumenkomposiidid. Bituumenkomposiidid on põhimõtteliselt sellised rohelised asjad on siis need, mis on siis nagu recyclingu toodete-laadsed mõtted ja kus me need kasutame. Bituumeni komposiidid on siis need asjad, et on need bituumeni padjad, mis on siis käigutee padjad, päikesepargi ballastid. Seda sama komposiiti me üritaksime kasutada aurutõkkena, sest aurutõkkena nii põnev kui see pole, on ma arvan mingi 5% Eesti katused on ainult kileaurutõkete all. Aurutõkke niikuinii perforeeritakse läbi, sest tüübeldustihedus on umbes 2-8 tüüblit ruutmeetri kohta ja bituumen on parim tegelikult aurutõkke, sest kinniti või auk, mis sealt läbi tuleb, bituumen teeb päris tihedaks. Siis kõikvõimalikud lompide täiteks on see bituumen väga hea, sest ega lomp eriti millega ei liiguta. Et sa liigutad küll, aga sul ei ole nagu, sa betooni ei vala sinna, et ta peaks olema suhteliselt bituumeniga sarnane asi, mis sinna läheb. Villakomposiidid, need on siis meil mõeldud konstruktsioonide sisse, jällegi jutt oli puidu väärindamisest. Meie mõte on see, et puitu konstruktsioonist välja ajada. Puit kipub kinnises konstruktsioonis ikkagi nagu väga ruttu oma elu lõpetama. Et seal ta läheb pehmeks, ta hakkab seal seened, värgid, särgid läheb lahjaks, et mõte puidul võiks olla mingid muud väärtused. Et konstruktsioonist välja üritada seda saada, ühtlasi ka selle padja asemel kasutatakse vineeri. Vineeri kasutatakse ka nende komposiitide mõttes parapeti osades, et mõte ongi, et üritada siis seda natukenegi leida neid kohti ja mis meil kõige tähtsam võib-olla koht nendel asjadel on, et see kaldtsoonid, et reeglina ju betoonkatused on nagu horisontaalsed, nüüd on vaja tekitada kaldeid, et vesi nüüd jõuaks kas siis kaevu või renni. Ja need kaldtsoonid on selline pullmaterjali koht, kuhu tegelikult pannakse sinna tavaliselt soojustust. Et soojustuskiht on eraldi olemas, aga nüüd see kaldsoojustus lahendatakse ka soojustusega. Et meie mõte oli, paneks siis sinna sellist asja, mis ei pea olema nii kõrge normi näitajatega, et mingi taaskasutatavat materjali. Ja see maht ei ole üldse väike, see maht on suurusjärk 1/3 kogu soojustuse piruka paksusest. Me nimetame pirukaks seda katusemeeste keeles. Kõige primitiivse oli puistevill. Puistevillaga on üldse selline olukord, et me saime 100% recyclingu lahenduse sinna. Põhimõtteliselt Stalini aegsene maja, imetad kõigest sellest tuvi hollusest tühjaks tolmust, mis seal on, paned aurutõkkeks bituumeni, kus juures mõtlesime ka PVC katuse katet sinna panna. PVC on selline materjal, mis on tegelikult nagu saatanast. PVC-ga ei ole taaskasutus väga midagi teha. Et PVC võiks aurutõkkena olla seal. Peale pritsiks sinna siis puistevilla, mis on villa freesitud katusevill. Mis on katusevilla nagu halb näite on see, et ta lihtsalt soojapidavus on vilets. Teda peaks nagu poole rohkem sülitama sinna kui seda tavalist. Aga point on selles, et sa leiad talle koha. Ja kui me vaatame täna näiteks Ida-Virumaad, kus on demograafia, ütleb, et 1/3 kuivab ta kokku juba lähima 10 aasta jooksul. Mingid, võib-olla kole öelda, aga ütleme väiksed linnakesed seal Aseri, Kiviõli, kus inimesed ei tahagi investeerida oma kinnisvarasse, võiks riik appi tulla. Paneme siis selle villa, mis liiguks nagu muidu Tormasse ja Uikalasse, paneme ta nagu katusele. Et leiame siis sellise ajutise storage'i sinna, et seda villa kasutada või leida talle nagu mingi väärtus. Lisaks sellele me viskasime välja kõik puidust käiguteed, üritasime need lahendada komposiidist ja käivad veel tuulesuunajad, et seda puistevilla ei liigutaks. Tuulesuunad täpselt samamoodi komposiidist, sisuliselt 100% recycling lahendus. Küsimus on rahades, küsimus on tahtmises, küsimus on normides, küsimus on kõigis muudes asjades. Kerkbetoon, jällegi me oleme üritanud miksida, kui suures ka selle bituumen komposiidina oleme üritanud ka rehvipuru sisse sättida, et me tegeleme selle uuringuga, me oleme uuringufaasis. Me ei tooda, me teeme uuringuid. Me oleme pannud osa asju paika. Talvel ilmselt me saame päris palju nagu näidisasju teile näidata ka Jõhvis, sest Jõhvis on meil just need reaalsed füüsilised punktid, kuhu me teeme need näidiselemendikesed. Nii krohvituna, nii soojustatusena. Soojustusena ta ei ole väga hea villakomposiit, on puidust parema näite, aga ta ei ole nagu, ütleme soojustus iseenesest.
Kergbeetoonis kasutasime tegelikult põlevkivituhka, mis täna juba muutub defitsiidiks, arvestades nagu meediajuttu, siis, ja sinna lähevad ka vill läheb sisse, sest täna villal on probleemid see, et seal on nagu see purgiht, et ta väga hästi nakku, küll teda kasutatakse, ma tean, keramsiidi sisse ja me otsime ka kohti, kuhu seda freesitud villa panna. Ja EPS-iga on see, siis EPS on üks komponentidest mitmes villakomposiidis, kus juures ka jällegi taaskasutuse mõist me kontrollime ka seda, et see materjal oleks uuesti käideldav. Bituumeni komposiidil on see, et ta on suurusjärk nagu paber, et 10 tsüklit saab teda nagu komposiidis kasutada. Mingid veefiltratsiooni lahendused on meil olemas vaadatud, aga me lihtsalt ei jõua kõigega tegelema. Me oleme jäänud oma nagu sellesesse kapslisse kinni. 2 minutit, jah, lõunani. Üks näide veel siis päriselt, et ma ei räägi nagu mingi marginaalsetest mahtudest, vaid üks 1000 ruudune katus, see on siis 4 sellist toone, see hoone vist oli 4000 ruutu suurusjärk, 7? 5000, jah. Okei, et korrutame 5-ga. Põhimõtteliselt oli nii, et kui see kolmnurkelement on siis nurga stabiliseerija, igal lamekatusel nõutav, SPS nõuab seda. Ja neid läks igale katusele 250 jooksemeetrit. Käigu teeb tugipatjasid, läheks suuruseks 100 tükki, tonnides on taga siis 0,9 tonni. Aurutõket võiks rahulikult panna 1000 ruudu kohta 10 tonni, 1 sentimeeter. Seal sõltubki selles, et nüüd jällegi auru tiheduse näitajad. Sa võid isegi panna ka 2 sentimeetrit, võib-olla küsimus on ka Nõukogude fondi majad on hästi ebastabiilsed, seal läheb üldse rohkem. Et mida rohkem läheb, seda rohkem see on paika. See ongi eesmärk saada nagu paika seda asja. Et suurusjärk 21 tonni on seda materjali, mida oleks võimalik taaskasutusse niisuguse softidelt või sellise lahendusega nagu ära kasutada. Meie enda kogemus, ma ütlen see 40 000 ruutu, mis ma aastas teen, võiks olla 400 tonni panna paika. Eestis maksimum 40 000 tonni, no selge, et iga katus ei ole selline, eks seal on nagu, ma toon nagu lihtsalt näitena, et seda nagu on võimalik nagu rakendada. Ja kaldtsoonide poole pealt siis oligi, kuna 1000 ruutmeetrit on suurusjärk 10 sentimeetrit ühele ruutmeetrile läheks seda kaldtsooni, siis sisuliselt me räägime jällegi 100 kuupmeetrit seda komposiiti või mis iganes sinna siis kergbetooni laotada või oleks võimalik recycling materjalidest. Nii et need mahud on nagu väga arvestatavad, mida saaks kasutada. Mis siis meie eesmärk on ajateljel? Meie tahame siis 2026 oma projekti lõpule viia, mille nagu, ja miks need tooted kõik erinevad on, iga test tahab erinevad, testmasin tahab saada erineva kaliibriga materjali. Siis sellepärast on ka mõõdud erinevad ja erinevad, me oleme proovinud komposiiti padjana, aga ta ei tööta, aga see näidis on siin. Me oleme leeki näidanud, et näidata, et see materjal kokku ei vaju ja kuidas ta ka nagu krofina töötab. Et mõte on siis 2027 tahaks minna siis meetmesse koos investoritega, leida lahendus, et alustada tootmisega. Täna me ei tooda, täna me uurime. 2030 me võiksime teha sammu selles suunas, et vaadata väljapoole Baltikum Põhjamaad. 2035 tahaks olla Euroopa Liidust väljapoole. Ja eesmärk on siis 10 000 tonni Eestist prügi päästa siis ladestusaladest aastaks 2035. See on 40 tonni tööpäevas, see on 5 veoautot. Iga ladestusala, mis on Eestis, meil on 5 ladestusala. Igast ladestusalast virutada siis 1 veoauto päevas ära, see ei ole üldse väga keeruline, kui vaadata neid mahtusid. Ja mida meil siis vaja oleks, on jällegi, nii ma ütlesin, meil on investorid vaja, meil on tugimeetmeid vaja, kasvufaasi rahastust. Riigi poolt me tahame loomulikult meetmetega nügimist saada. Me soovime, et seda katusesektorit nagu keegi ka loeks vähe täpsemalt. Ja kõik need nõuded, mis sellega seoses oli vahel peal läbi rääkida soovisime. Ja kuna mul aeg nüüd otsas on, siis ma tegelikult tahan öelda seda, et lamekatuse materjali ringlusse võtt on teostatav. Loodussäästlik on ta nagu kahtlemata, sest ärme nagu kingi oma lastele prügi, kingime väärtust, on see mõte. Ja kas ta majanduslik on tasuv? No vist ei ole, aga küsimus on ajalises teljes. Kui me räägime seda, et ühel hetkel lapsed peavad hakkama seda prügimäge sorteerima ja sealt midagi välja mõtlema, siis vist on kasulikum praegu seda hakata juba kuugile paika sättima. Ja teisel pool tulbas on siis meetmed, me oleme siis 3 meetmes käinud. Ütlen, et see on väga altruistlik, ma olen vaadanud oma ettevõtjast sõprasid, kes sõidavad nagu purjekate ja siklitega ringi, siis mina mökerdan pigiga ja tunnen sellest rõõmu ja purjekad mul ei ole, siklit ei ole. Ja siin ma siis olen.
Ja, et aitäh. Teeme Teedule suur aplausi. Suur aitäh. Ma saan aru, et võib minna vaadata pärast näppida ja katsuda ja kõike seda võib selle jaoks see on. Näpud külge lüüa. Tunni aja jooksul viin ära, ma olen Taani edasi investoritega. No näed, purjekaga või ilma. Ilma.